Ja sellepärast ma võib-olla tooksin niisuguse, võib-olla mitte asjasse puutuva näite alguses tundub, aga no näiteks. Ehk siis esimese asjana aktsepteeri ja kaardista olukord. Toon siin näiteks, kui te saate aru, et igal hommikul teil kulub liiga palju aega enda rõivaste leidmiseks või valimiseks. Nüüd, kui te teete oma riidekapi ukse lahti, mis te näete? Nii nagu siin pildi peal, kõik on segamini. Värvid, tüübid, vabajariided, tööriided, kõik on nii-öelda segamini. Ehk siis esimene asi on see, et aktsepteeri situatsiooni ja kaardista olukord. Nüüd järgmiseks tasuks mõelda, et mida sa tahad ja miks sa seda tahad. Ehk siis tõmba oma kapp täiesti puhtaks, ei ole muuseas minu välja mõeldis, vaid see on ka üks metoodika. Tõstes kõik välja, on sul lihtsam ja selgem hakata neid juba seal panema nii-öeldes reastama erinevate näitajate, värvide, kasutuste järgi. Ehk siis, mida sa tahad? Ja nüüd, et sa oleksid motiveeritud, siis on jälle vaja küsida, aga miks ma seda teen? Sest väga palju ma tean on inimesi, kes nagu kuude viisi jamavad ja raiskavad aega oma riidekappide või garderoobide peal. Aga tegelikult see on ju lihtne, kui sa oled motiveeritud seda tegema ja saad aru, et iga päev sa saaksid aega juurde sinna elus, kui sa ei pea otsima sealt ühte või teist või kolmandat, siis sa ilmselgelt oled rohkem motiveeritud.